tere tulemast stuudiosse. Stuudios on tore. Mul on nii äge meeskond siia saabunud ja mis meeskond? See on ju üle Eesti erinevad torekad. Ja meil on õudselt põnevad teemad. Ma olen ise nii nagu elevil juba. Ma tahan juba täiega teada, mida te kõike mulle räägite. Hakkame siit otsast minema. Niimoodi. Kes sina oled? Kust sina tuled? Ja tegelikult siia juurde ka oma tore lugu, et kuidas sa toresse sattusid, kui kaua sa oled torekas olnud? Niimoodi mõne lausega. Tere, mina olen siis Kaili Sandra ja ma tulen Suure-Jaani koolist. Ma olen torekas olnud nii umbes juba 6 aastat ja ma hakkasin torekaks sellepärast, et mu ema võttis selle koolituse ja hakkas minu koolis huvijuhiks. Ema? Jah. Kas ema on sul tore juhendaja siis? Enam ei ole kahjuks, aga väga tore oli temaga koostööd teha. Okei, et niimoodi alustas, lükkas selle käima. Jah. Sinust võiks eraldi saate teha. Kuidas lapsevanem tõmbab käima tore ühes koolis? Tänane saade on meil hoopis teisel teemal, aga õudselt äge, et sa selle välja tõid. Ma ei teadnud seda, aitäh sulle selle eest. Tere, mina olen Merili ja ma siis tulen Antslast, Antsla gümnaasiumist. Torekaks ma hakkasin siis 5. klassis, siis juba on seda olnud praegu 6 aastat siis, jah. Ja torekaks sain ma niimoodi, et mu klassijuhataja, mu endine klassijuhataja, kes siis on tore juhendaja, siis tuli minu juurde ja ütles, et nii Merili, nüüd siis sina hakkad torekaks ja täna tuledki toresse meile ja mina läksingi ja hakkas meeldima. Oot, see on alati kõige põnevam koht. Kui keegi peab niimoodi ütlema, et kuule nüüd sina hakka või et nüüd tule, siis minul tekib alati küsimus, miks sa nõus olid? No tundus huvitav ja minule nagu meeldib kaasa lüüa, kui keegi tuleb ja kutsub. Et sa usaldasid seda, mida ta pakub ja nüüd sa oled juba kogenud, et see ongi see, läkski hästi kõik. Kui äge 6 aastat. Suurepärane aeg. Niimoodi. Mina olen Kelli ja tulen Antsla gümnaasiumist ja toresse sattusin ma koos Meriliga. Samamoodi õpetaja ütles? Ei, Merili, ta rääkis mulle sellest ja siis ma lihtsalt läksin kaasa. Siin kotsus juba Merili ise. Mina olen siis Rika, 18-aastane ja tulen Saaremaa gümnaasiumist, aga ise olen siis Leisi kooli tore vilistlane. Torega olen ma seotud 5. klassis saadik, praegu ma olen 12. klass, seega teeb umbes 7 aastat. Ja toresse sattusin nii, et ma mäletan, et meil käisid inimeseõpetuse tunnis käisid torekad rääkimas, mis see tore on ja üks teema oli seal kompromissi teema ja see, ma arvan, kõige enam kutsuski mind sinna tore ringi. Soo või niimoodi, et sind kõnetas üks teema, sul oli see parasjagu aktuaalne, sulle meeldis, sa oleks tahtnud teada selle kohta rohkem? Ei, mulle lihtsalt, jah, kindlasti ka see teema, aga kindlasti oli ka see, et ma ei teadnud, mis see tore on. Ja just see nagu nimi oli nii huvitav minu jaoks, tore, et siukene ühing on välja mõeldud, tore ühing, see on kindlasti hästi tore. Ja sa oled jäänud, sa oled nii kaua olnud meil ikka, kui äge. Nii tore, et te kõik tulite üle Eesti, mõtelge nüüd, kujutage seda Eesti kaarti ette, eks ju. Suure-Jaani, Antsla ja Saaremaa ja siis oleme kõik koos Tallinnas praegu. Äge. Nii, aga siis see teema, miks me kokku oleme tulnud, on see, et torekatel on nii palju selliseid põnevaid asju rääkida. Tegelikult igal aastal võiks kokku tulla jälle ja jälle tore noored, kes kevadel kaitsevad mõnda tööd, mis on tehtud just seoses torega. Tore teemadel, tore raames, mingis tore võtmes või uurib mingit tore küsimust ja teie olete sel aastal sellise asjaga hakkama saanud ja need tööd on ka nii erinevad. Niimoodi, kust me siis alustame, kas alustame sellest, kes kõige värskemalt nüüd alles kaitsma läheb või? Kuna mikker on sinu käes, Rika.
jah. No nii, mitme päeva pärast sul kaitsmine on? Paari? Mul on jah, ülehomme on kaitsmine, 26. Me hoiame sulle pöialt. Aga mis töö see siis on kõigepealt? Minu tööks on siis tore suvekooli korraldamine 3 aasta jooksul. Tegemist on siis praktilise tööga. Ja nagu seal töös ma toon välja siis erinevad korraldusmeetodid, sest 3 aasta korraldusmeetodid on nagu hästi erinevad olnud. Ja mul on nagu endal just hea meel, et need on kõik erinevad olnud, kuna ma olen ise sellega nii palju kogemusi juurde saanud. Ja kindlasti töö juures valisin ka seda, et ma tahan rääkida inimestele sellest, mis mind ennast kõige rohkem kõnetab ja millest ma oskan ise rääkida. Ja tahtsin olla südamega asja juures. Nii, ja kui sina ütled, et väga erinevad meetodid, siis mis sa mõtled selle all? Mis need siis välja joonistusid seal 3 erineval aastal? Need viimased aastad, mis nüüd on olnud, eks ju? Üks oli Remnikul, 2 tükki on olnud Tuksis. Kusjuures vist sellised nagu organisatsiooni poolt kaasas olev täiskasvanu on ka olnud erinev iga kord, eks? Siis sul on nii põnev olnud. Jaa, selles suhtes on küll nagu hästi kogemuste rohke ja sai kena sükse põhja alla tulevikuks. Et ongi, üks oli see, et 2009 aasta suvekool oligi see 19. 2019, jah. Oligi see, et meil ei olnud konkreetseid tiimi, kõik tegid kõike ja sükene hästi palju koos tegemist oli. Aga siis järgnevad aastad 2020 ja 2021 on siis jagati meid tiimidesse ära. Ja see oli nagu üsna tore, sellepärast, et sai jälle nagu uusi asju proovida, sai siis logistika-alal asju teha, sponsorluses asju kätt külge panna, siis oli igasugune inimeste tiim, kes tegeles siis meedia ja selliste asjadega. Et ma arvan, et see on hästi tehtud. Ma olen täiega nõus. Millise asja üle sa kõige tänulikum oled või õnnelikum või kust kõige rohkem õppisid näiteks? Kõige tänulikum ma olen kindlasti nende inimeste üle, kes sinna meeskonda on sattunud, sellepärast, et 3 aastat järjest on enamasti need ühed ja samad inimesed olnud ja selle 3 aasta jooksul me oleme nii üheks kasvanud. Meist on saanud nagu üks suur pere, me suhtleme omavahel peaaegu igapäevaselt ja kindlasti ma arvan, et sellest võib veel midagi edasi areneda, et me teeme palju asju ära. Kohe niimoodi, jah? Ja, vaat, mida me kõike ei tea, mis on edasi juhtunud pärast korraldamist teil. Et ei olegi nii, et uks kinni ja mujale, vaid tõesti suhtlete niimoodi iga päeva. Meil on omad vestlusgrupid, kus me ikka aeg-ajalt küsime, kuidas läheb ja suhtleme, arutame asju. Et ma lisan igaks juks siia juurde veel, et päris sama meeskond vist ikka ei ole, et alati on uusi ka ja alati on neid, kes lähevad juba ära, eks ju. Et aga mingi tuumik sa pidasid silmas. Mingi tuumik on jah tekkinud, et need, kes on uued peale tulnud, et nad on nii hästi või seltskonda sulandunud, et see on ainult hea. See on nii tore on vaadata, kuidas torekad üksteisega segunevad ja nagu see side, mis neil kõigil omavahel tekib, see on nii emotsionaalne, et paneb mul ka pisarad jooksma. Sa juba praegu lihtsalt rääkides sellest, sul on nii äge tunne. Kui tore, aitäh, et sa sellisest kogemusest räägid ja minu meelest teeb selle vägevaks see, et keegi kooliõpilane viitsib 3 aastat. Minu meelest sa käid 1 korra teed ära, siis see oleks juba väärt praktikatööd. Aga sa võtsid 3 aastat ette. Vau. Vaata ja imesta. Jah, vaata ja imesta ja soovitan ka kindlasti teistel selle teekonna ette võtta. Asi on seda väärt. Vägev. Nii, liigume edasi siit või siis tagasi natukene. Et teie, kas teie olete oma töö juba ära kaitsnud? Te räägite 2 on ju Antsla tööd asjadest. Ei, ära nüüd mikrofoni selle pärast ära anna. Et kas te olete kaitsnud juba enda töö ära?
Meie ei peagi seda kaitsma, meil on lihtsalt kogukonna praktika, et mingit kaitsmist ei olegi, et see ei ole nagu mingi niisugune suur töö või nagu. Mida tähendab kogukonna praktika? Kogukonna praktika on siis selline asi, et mingid noored, kes tahavad, siis võivad lüüa kaasa mingisuguse vabaühenduse töös 10–15 tundi. Ja siis meie Kelliga otsustasime, et siis meie vabaühendus võiks olla tore ja siis me ühendasimegi tore kogukonna praktikaga. Hästi. Ja tegite seda seal oma kohalikul tasandil siis? Ja. Oma Antsla kooliga. Mis te siis ära tegite seoses torega? Meil oli siis kõigepealt mitu korda oli meil koolis kohvik, tore kohvik, kus me siis müüsime erinevaid maitsvaid asju. Ise tehtud raudselt? Ja ise tehtud olid ka asjad ja siis me aitasime kaasa Rakett 69 õpihuvilaagris, mis toimus siis sügisel. Mis te seal teha saite? No Kelly, räägi ka nüüd paar sõna. Tegelikult see laager ei toimunud sügisel. See toimus nüüd kevade alguses kuskil. No lihtsalt aeg lendab nii ruttu, tead. Enam ei saa aru, sügis või kevad. Nii, aga teil oli siuke laager 3 päevane ilmselt või rohkem päevi? 3 päeva. Ja mis teie roll seal oli? No me aitasime asju valmis panna ja... Et te olite sellised, te ise ei olnud päris juhendajad seal laagris ja õpetajad, eks? Aga te olite nagu õpetajad, siis abid, käepikendused, saite kõike teha, mis... et ei tulegi pähe, sest kõike justkui sai tehtud, jah? No hästi. Nii et kogukond sai siis rikkamaks tore kohvikute võrra ja siis selliste tore abiliste võrra. Ja seda, mitu tundi siis oli kokku? 15 praktilist tundi? Ma ei teagi, palju meil nüüd kokku kindlasti tuli rohkem. Arvatavasti. Kui ma kuulen seda juttu, siis mul tundub, see on rohkem. Jälle see on rohkem. Kuidas teile endale see meeldis ja mida õpetas? Kindlasti uus kogemus. Et varem ei ole näiteks müümisega nii palju tegeletud, siis saime küpsetamisoskust juurde ja müümisoskust juurde ja võib-olla ka suhtlemisoskust juurde, et seal laagris olid siis lapsed, saime neid vahepeal juhendada või natuke suunata, et siis igasuguseid uusi olukordi oli ja kogemusi. Kelly, kas sina läksid selle asjaga kaasa või see idee, kust see idee teil tekkis, et just nagu tore valida ja mis selle raames teha siis? No alguses oli nii, et minu klassi tuli üks õpetaja rääkima, kes tegeleb selle kogukonna praktikaga koolis. Ja siis mu esimene mõte oli, et ma tahan võruloomade varjupaika minna. Aga kuna sinna oli väga täiskasvanud kaasa, siis mõte jäi suht sinna paika aga siis tuli see õpetaja uuesti ja küsis, et andis idee, et võiks torest teha. No ja siis hakkasime. Okei. Igatahes tunda on, et sul kohe süda tuksub selliste nagu vabatahtlik ja aitamine ja head teod. Aitäh! Jällegi, mul on hea meel, et Antslas on nii palju torekaid ja et te teete seal kogukonna elu veel toredamaks. Ja siis jõuame me siia Suure-Jaanisse ja Suure-Jaanis toimus hoopis mingi muu asi. See ei olnud praktiline, mõnes mõttes vist oli ka, aga räägi nüüd ise, mis? Mina tegin tegelikult loovtööd siis tore kohta. Minu loovtöö teemaks oli täpsemalt siis tore tunnid algklassides. Algselt oli teema üldse teine. Aga kuna olid koroonajuhtumid ja vaheajad ja siuksed asjad, siis läks natuke kiireks ja selleks polnud aega enam. Ja võtsin siis oma juhendajaga algklassidele 1.–4. klass hakkasime valmistama ette, et kuidas üldse nagu tundi läbi viia. Me mõtlesime, et tunnis peaks olema kindlasti plakat ja kuidagi peaks sisestama siis tore vandi. Meil on koolis ka
meil on üks koht, kus meil on siis seina peale joonistatud suur tore vant ja tore vandi juures on postkast. Ja see on siis kutsutud tore postkastiks. Meil on seal tore postkasti saab siis kirjutada, et oma rõõmudest, oma muredest ja üldse kõigest, mis vaevab või pakub rõõmu. Ja kindlasti tore vants vastab. Tundides siis meie peamine teema oli siis koolikiusamist ennetada ja me võtsime selleks ühe raamatu. Meie raamatukogu hoidja aitas meil selle valida, et oleks ikka väga hea raamat ja lastele ka põnev. Raamatu pealkiri oli Eesli köhv ja köösli ahva. See on siis lühike ja hästi lõbus raamat, mis räägib haigete kopsudega eeslist ja siis suurte jalgadega ahvist, keda alguses kiusati, aga nad leidsid, et nende erinevus teeb just neid eriliseks ja see oli ka üks osa sellest, mida õpilastele õpetada tahtsime. Et see on päris suure asja, et kohe ise lõite need tunnid täitsa. Selles mõttes, et kui sa ütled loovtöö on ju, siis see tähendab, midagi tuli nagu luua ka või? Ise pididki looma selle tunni siis? Jah, me nagu mõtlesime kõik järjest välja, et kuidas tundi alustada, mida tunni sees teha ja kuidas seda lõpetada. Ja 1. kuni 4. klassiga tegite? Jah. Siis mitu tundi sa kokku lõpuks tegid? 8, kuna meil on koolis paralleelklassid ka. Nii palju tunde. Ja kas see sama tund siis sobis kõigile? Jah. Aja muutudes me muutsime plakatit muidugi. Esimesed tunnid said tehtud jõulude ajal, kus plakati peal oli kuusk, aga edasi minnes me muutsime selle kuuse siis tore perekonnaks, et õpilased on osa tore perekonnast. Ja kui ma ei eksi, siis valentiinipäeval meil sai tehtud üks teistmoodi plakat, mis oli rohkem nagu valentiinipäevaga seotud. Käisite ajaga kaasas? Jah. Nii, kas tegid seda üksinda? Tundi viisid läbi? Või sul oli veel keegi? Õpilastena võttes ma tegin seda enamasti üksinda. Mul oli alati kaasas minu juhendaja ja mõned üksikud tunnid olid, kus ka teised meie kooli torekad aitasid tunnis kaasa. Kuidas see kõik kokku nüüd võtta? Kuidas sul läks selline ettevõtmine? Minust on, minust on nagu, ma pean jälle jagama enda tundeid kohe siin. Teeks mingid tunnid. See on nii suur töö kuidagi minu meelest. Nii äge, et sa sellise asja jälle ette võtsid. Ja siis nagu viid ellu ja jaga nüüd iseenda seda. Ma tahan teada, kas sul on samasugune õhin nagu mul siin kaasa elades. Tegelikult meil läks väga hästi. Alguses, kui öeldi, et me teeme tunde algklassidele, siis ma mõtlesin, et see läheb käest ära, et algklassid ilgemüra tuleb ilmselt. Aga nad olid nii vaiksed, nad tegid nii hästi koostööd, mis oli lihtsalt imeline. Ma arvan, et nad õppisid sellest tunnist väga palju ja nagu ma oma juhendajalt kuulsin, siis klasside klassijuhatajad olid öelnud, et õpilastele väga meeldisid sellised tunnid. Ja mu loovtöö kaitsmisest on nüüd natuke aega möödas ja me oleme torega edasi läinud. Meil on tores ka uued torekad 6. klassist ja ma arvan, et nad on minust vist natuke inspiratsiooni saanud ja nad on alustanud enda tore tundidega. Vau! Nad kuulsid, et sa käisid tundi andmas ja tahavad nüüd ise ka teha sellist samasugust asja. Nad juba teevad. Kui äge. Issa, kui äge teid seal on. Teed tule või suure heani kooli on ju. Nii, oota, aga mul oli mingi küsimus veel siin, et mitte küsimus, vaid teadmine. Et ma kuulsin su juhendajat tegelikult, et sa saidki väga kõvad punktid ka sellega. Jah. Peaaegu 100% punktidest. 1 punkt ainult oli puuduva. Jah. Täitsa super ju. See oli mingi koma koha pärast, on ju. Nii, aga nüüd ma tahaksin hoopis nagu sellise ringi teha, et
kui sa nüüd kuulasid teiste torekate asju, kuidas sulle tundus see? See tundus väga põnev. Ma arvan, et mina ise oleks nõus isegi neid kõiki teemasid järele proovima. Elu on pikk ees ja kõigeks on veel võimalusi. Ja kuna see on tore, siis ma arvan, et sellest läheb ikka väga hea kogemus. Ja nüüd ma tahaks teile ka samasuguse võimaluse anda, et te saate nagu oma torekatele nüüd, kes teie kõrval istuvad, ka öelda tagasisidet, mis te kuulsite. Minule jäi selline mulje, et te mõlemad olete nagu hingega seda asja teinud ja tõesti teinud midagi, mis teile mõlemale nagu meeldib. Et on endast antud nagu 100% ja väga äge asi välja mõeldud. Ei no väga huvitav oli. Et nii vahva on jälgida, kuidas noored pühenduvad asjale ja kuidas nad kõik seda eri moodi teevad. Et nagu ka kuulda oli, et siis siin olid kõigil olid hästi erinevat moodi tööle lähenetud. Ja mu arust see just teebki selle eriliseks. Ja teebki selle ühingu eriliseks, sest nii palju võimalusi on, kuidas asjale läheneda. Ja ma arvan, tänu Torele olemegi seda õppinud ja me oskame seda oma elus rakendada. Suurepärane kokkuvõte. ja tegelikult on niimoodi, et torekad, võtke, tehke torega seotud asju, kui teil vähegi tuleb pähe, sest et see on ainult 3 praegu tööd näidet. Me teame, et neid on ajaloos kogu aeg tehtud, aga alati me ei saa ju seda kohe niimoodi kõigile laiali laotada siin ja ette tuua ja näidata. Et see aasta me kohe võtsime eesmärgiks, et ei, nüüd näitame mõned ära. ja võtke ja tehke juurde, sest iga kord on tõesti väga erinev see. Tahabki nüüd keegi veel nüüd midagi ütelda? Lõpetuseks kõikidele torekatele. Ja midagi ikka ütleme torekatele. Kevad käes. Nautige suve, kallid torekad. Ja tulge suvekooli. Yes. Pidage need viimased nädalad veel vastu ja siis tuleb suvevaheaeg ja saab puhata. Yes. Väga hea soov, seda on vaja. Julgege kindlasti oma ideid ellu viia ja nautige ka suve. Nautige suve ja siis kõigile uutele torekatele ja ka vanematele. Ma loodan, et teil tuleb häid ideid ja et te viite need ellu. Super! Milline suurepärane võimalus kõigile ka lehvitada. Teeme seda koos ja tulge jälle tagasi nädala pärast, sest stuudios on imeliselt tore.